ja siit hakkab uus saatesari Kätlin ja Mallu Manchesteri. Aga tegelikult me oleme alles Tallinna lennujaamas. Me oleme lounge'is, meil on kõhud nii tühjad. Võtame midagi süüa, võtame midagi juua ja meil on lennuni mingi 2 tundi aega. Nii et aeg on. Nii, me oleme nüüd ära nautinud lounge'i võlud. Ma ei saanud filmida, sest me rääkisime nii palju kossi. Te ei kujuta ette. Teile seda küll rääkida ei saa. Nüüd me käime ruttu R-kioskist läbi. R-kioskist tõstame nättu, sest Kätlin kardab, et kõrvad hakkavad valutama. Ja siis lähme Giiti, sest Kätlin otsu kardab ka väga. Lähme maha ja meil on tund aega läbi. Kätlin tegi nalja, et oled mõnel kaanel ka või? Ja vaadake, olengi Ivo linnaga veel, milline au. Lemmikosa on see, et me olime R-kioskis, kui me kuulsime ühel hetkel, teate küll need lennujaama, need teavitused, mis on väga-väga raskesti arusaadavad, ja siis me olime veendunud, et me kuulsime enda nime. Me jooksime alla, sest me jääme kohe maha. See on see järjekord, kus me oleks napilt maha jäänud praegu. Kätlin, kas sa saad aru, kui napilt me jõudsime? See on nii napilt, ma ei tea. Ma isegi teada praegugi, kas me peale saame. Kätlin on väga õnnelik, sest me oleme Krakowis. Me oleme tulnud siia. Me tahtsime päris lounge'i minna, aga kahjuks me oleme valel pool gate ja me tulime mingist kohast läbi ja now we're done. Nii et läheb sparglisupi söömiseks. See on vegan purksi. Okei. Kas see on midagi, mis sind huvitab? Ei. Võtsime Coca ja Fanta, aga siis mõtlesime, et imelik on äkki mitte võtta Poola õlut. Kätlin juba kurtsi, et tal nii paha olla, alkohol hakkab verest kaduma. Me oleme küll teel Inglismaale, aga fish and chipsi, mis näeb suhteliselt hale välja, sööme igatahes Krakowis. See on samad. Jaa, nii. Nothing beats a jet to holiday. Head uudised. Kell on 9 läbi, me oleme mõlemad lennukis, Jet to Holiday ja nüüd me jõuame mingi tund aega hiljem vist Manchesteri, aga laias osas vahet ei ole, sest me oleme otse hotelli. Minu suurim mure on ainult see, et ma olen täna ainult 2 korda söönud ja mul on juba koht nii tühi. Äkki siin pakutakse midagi? Jet Cafe, Väike reisisnäkk ja väike reisijook. Nüüd päev läbi erinevaid jooke joonud. Aga vaadake, kui väike jääb nunnu peilis. Nii pisikene. Ma ei taha parmujuttu ajada. Aga kui keegi elus näeb sükest asja müügil, peilis strawberry and cream, see on nii hea. See on nii hea, et me Kätliniga mõlemad arutasime, et me hakkame alkohoolikuteks. Ma olin mingi, mul oleks kodus olla pudel likööri. No hea õhtul võtta. See on parmujuttu. Aga tead, reisil ikka hea, nii et jube hea. Esimese asjana lähme otsime suurema pudeli. Kell on 11:30 kohe varsti. Ja meie oleme Manchesteris. Loodan, et nautisite meie suurepärast saadet. See oli ups and downs, põnevik, komöödia, draama ja kõik muu ka, aga tegelikult nüüd me lihtsalt, me oleme natuke confused. Lähme õue ikkagi, siis tellime Uberi. Ja siis lähme hotelli, me tahtsime võtta lennukist osta kaasa neid maasikapeeliseid, aga me ei saanud. Sest et me munesime nii kaua, tähendab, me ei mune nii kaua, ta tuli nii kaua. Ta tuli nii kaua ja siis ta oli nii kaua, meil on paar kinni. Nagu me kutsusime sind 14 tundi tagasi, aga okei. Nii ei saa rallit sõita. Nii ei saa jooma hakata. Jah. Nii et all other transport, Uber, pick-up point. Nii, sinna poole vist, ma ei saa aru. Okei. No pole lugu. Kas sa panid tähele, kuhu poole ma 3 minutit peame kõndima? Sinna poole ikka või? Kuskil on raudselt silt. Toorkolm. Siit tundub, et see võu, aga... See see oligi toorkolm. Näe, pick-up zone, Uber. Jah. Kõige raskem osa minu meelest on alati leida kas A, oma rendidi auto, kui sa oled auto rentinud, või B, koht, kus Uber saab tulla. Ja mul on siuke tunne, et me oleme jõudnud kõigesse kohta.
ja põhjus, miks on nii keeruline, on see, et siin on terve suur asi erinevate zoonide ja peidega ja siis, kui sa tellid Uberi, siis ta ütleb sulle, kuhu ta tuleb. Loodame. Ja te kindlasti olete väga mures, kas me jõudsime kohale. Jah, me oleme oma hotellis. Kätlin üritab. Siin on menüü. Kätlin on esimest korda välismaal. Siin on menüü, sa ei kujuta ette. Aga siin me oleme väga hea lamada üle 100 aasta. Mulle meeldib see, et iga kord, kui ma ennast filmin, ma näen iga kord aina rohkem rätsid välja. See on nagu... Mitte ainult sina. Minu meelest on kogu aeg samasugune. Sa oled kogu aeg samalt välja. Samasugune. That's fine. Jah, no võib-olla olen ka mina hommikus saati siuke olnud fakkaina. Aga kell on seal maal, et kell on öö ja mina pean oma küüneravi ilmas, see murdus ära ja kohe magama, sest et hommikul 6.30 saab süüa, nii et... Meil on käes järgmine päev ja Kätlin just ütles, et she cannot get enough of me. Hommikul kuulab podcasti, siis vaatab bloogi. Minuga ta ei räägi. Minuga ta ei räägi muidugi ühtegi sõna. Ma teen ainult notse, mida sa räägid. Aga meie paneme ennast valmis ja tead, kuhu me lähme? Meie läheme Primarkist, me oleme Basic Bitches ja meil on mõnda asja vaja. Mina võtsin kaasa ainult Skinny Legendi 2 komplekti ja see on kõik ja paari trussikuid, nii et... Ja minu meigi asjade kott on selline. I need new one. Mul on mõned ideed, kuhu mu kotid võisid kodust kaduda, aga keegi ei tunnistanud ülesse. Sa oleks võinud öelda, mul on nii palju meigikotte kodus. Ma järgmine kord ütlen, kuhu midagi kadunud on. Ütle, kui sul midagi puudu on. Mul on 20 000 puudu. Me oleme nüüd valmis. Mina jälle Skinny Legendist, nagu ikka. Kätlin mitte Skinny Legendist. Selline on meie grandioosne tuba, nagu te näete. See hotellituba on, nagu ta on. Vaatame juba tuulit natukene. Maailma kõige väiksem vannituba, nagu it's very small. Jah, ja nüüd lähme minema. Me oleme üks kohas nagu Moxi hotell, ma kohe näitan teile all ka, siin on isegi fotobuuth. Me teeme fotobuuthi, teeme sõbrapilti. No vaadake seda, kui me tahame hakata õhtul pidu panema, kuhu me tuleme? Siia! Love will tear us apart. Ja siis, näete, see on fotobuuth. Aga let's try it. Nii. Oi, juba tee! Me ei saanud aru, kui ruttu see tööl hakkab, aga you deserve this. No nii, come here. Oi. Nii. 2 ühendile. Väga cute. Ja me saame rahakotti panna. Ma täiega kurtsin, et vaatsin Eesti ilma, et kui me ära lähme mega soe on, kartsin, et siin on nagu sitt ilm. Aga tegelikult on küll pilvine, aga täitsa soe on, et pole hullu, et ma midagi kaasa väga ei võtnud. Mis ei takista meid ikkagi Primarki minemast, mis on 15 minutit jalutada. Nii et me tutvume siin enda huudiga ja vaatame, kuhu seiklused meid viivad. Vaatame, kas me leiame kuskilt poest seda peilist, kohe hakkame jooma lihtsalt. Tahan teile jagada, kui huvitavad nimed siin on. Eegslat, Sexy Fish, Sexy Kätlin. Me lihtsalt kõnnime ringi ja vaatame, kui ilusad need majad ja asjad kõik on. Täiesti kaunis. Ja see restoran tundub huvitav. Miinus on see, et täna on reede ja me oleks pidanud võib-olla enne nagu bookima mingisuguseid laudu endale, aga noh, kuskil ikka saame õhtus süüa. Mul on siuke asi, et iga kord, kui ma Primarki lähen, siis mul on vaja kõiki neid väikseid topikesi ja teesärgikesi, sellepärast, et siin on need nii odavad. Ja ma ei raatsi neid mujalt tõsta. Ja no palju mul neid ka vaja on, nii et nii harva, kui ma siia Primarki satun, siis ma midagi ikka leian. Pai midagi, ma mõtlen niisugust suurt kotitäit. Aga siin on osad Kätlini asjad ka, Kätlini asju proovima. Ma mõtlesin, ma seisan järjekorda. See tundus nii pikk, et küll Kätlini jõuab, aga näed, mina jäin lolliks. Maksin nüüd Kätlini asjad ka ära, nüüd on ühtede paaride võrra, sandaalide võrra rikkam ja paar särki, nii et
kaval pea. Kas te olete tähele pannud, et mina kogu aeg ootan kedagi? Kätlin just tuli, ta oli mingi, oota, mul on veel asju vaja proovida. Nii et istun siin fitting roomid all, aga pole hullu. Kuigi nälg hakkab juba silmanägemist ära võtma. 2 tundi pole nagu ühtegi ampsu saanud. Aga ma leidsin eile TikTokist mingi väidetavalt ülihea taitoidukoha. Nii et viime need Primarki asjad koju ja see pidi olema ainult 5 minutit jalutada meie hotellist, nii et ma näitan teile ka. Saate aru, me shoppasime nii kaua, et õues tuli päike välja, siin on nüüd full suvi. Nii et jalutamegi siis koju, minu meelest me tulime siit või? Ei, ma ei tea ka. No ühesõnaga me nüüd eksime ära kuskil, aga it's fine. Ilm on nii ilus, et kogu aeg on siuke kanepilõhn. Fuh! See on ju keelatud. See on keelatud. See on ju... Tulime koju ja meil on koristajad toas. Nii et me istume siin ohkordil. No nii, mina oma uhkes Primarki outfitis, mis maksab kokku $10, 10 poundi. Ja let's hit the road, check. Just avastasin, et meie hotelli ees on kohe väike Hey Little Cupcake Shop. Aga enne meil on vaja minna seda Tai restot otsima ja see tuleb välja on täpselt sealt, kus me enne tulime, nii et me oskame isegi sinna minna. See on seal, kus mis oli Eegslat? Eegslati juures. Ja me jõudsime Saapi ja siin TikTokis räägiti, et siin on nagu hästi üritatud seda Bangkoki vibe'i saada. Nii et kohe vaatame, mis decoration siin on. Siin sisse saame. Siit ei saagi. Nii hea vibe. Milady. Väga vibe. Väiksed shrimp, mingid asjad. Aga menüü tundub amazing. Aga Kätlin näeb välja amazing. Nii, me võtsime kõigepealt väikse snäkivaaknakese. Saate aru, siin on ideaalne papaiasalat, ideaalsed snäkid. Ma olen toidu taevas praegu, ma armastan India Tai toitu ja see on perfection. Minul on kõht väga täis, kuidas sul? Ma olen nälgas. Nagu reaalselt siin oli amazing toit, nii et ma ei tea, kui paljud teist satuvad Manchesteril on vist, aga kellele meeldib Tai toit, siis siin Saabis oli super see. Mina ütlesin Kätlin, et et vaata, meil oli majas see cupcake place, et lähme võtame väikse cupcake'i. Ma ütlesin, et tuleb väike TikTok time, ja Kätlin oli mingi ei, Mallu, lähme shoppa. Muidugi. Aga tegelikult õige, mul on vaja küll uusi New Balance'id ja ma läbustasin ennast, mu nibud paista, ärge vaadake perverdid. Ma läbustasin ennast tegelikult nii oma valge seeliku kui ka selle kokku. Tead, mis me peaksime otsima? Siin raudselt müüakse need Tide stickid. Oled näinud või? Ta on nagu vildikas, aga Tide'i vildikas, nii et kui sul midagi mustaks läheb, saad lihtsalt üle teha. Meil oleks vaja leida nagu mingi... Me viime otsuse Forasse minema. Lähme siis, mul on lõhna vaja. Ühesõnaga, me jõuame... Lainerit vaja. Sa ei võin siis minu juures varastada, kui sul võimalus oli. Käsi otsas ei ole. Sa oled märganud kõiki neid asju, mida ma varastasin või? Ei, ma ei ole ühtegi märganud. Mina endale uusi New Balance'id ostmas. Et oleks parem shopata. Tulin Sephorasse, mitte midagi polnud vaja. Ometi leidsin päris mitu asja, mille ostsin, nii et tore. Ja kui me nüüd lähme TJ Maxi või? Jep. Nagu eile sai öeldud, hakkasime armastama korelkööri. Me ei leidnud Baileyst, aga me leidsime selle ja see on palju odavam. See on ainult 7 poundi. Meil on strawberry cream ja meil on white chocolate ja meil on vannitoaklaasid ja jää. Nii et nüüd me teeme teile väikse tasting testi. Sest kui see on hea, hakkame me seda loomulikult Eestisse tooma. Need kuubikud on nii suured, ma ei saa kätte. Cocktails with Mallu. Meil ei ole siin toas külmkappi, nii et need lähevad meile kraanikausse. Ja nüüd teeme niimoodi, panen ühte ja teist. Saad aru? Nii.
värv on ilus. nii, nüüd ei tohi liigutada, sa ei tohi ümber minna. kas te olete sama põnevil kui meie? nii. oi, siin läks natuke liiale, aga hullu. see on meie magustoit, sest et me ei saanud cupcake'e, see oli kinni pandud. nii et maitse. minu just lennukis oli nagu maitsvam kuidagi. ja see on mega palju magusam või siis oli jääd rohkem. võib-olla jah, aga see on päris hea. no päris peilis see ei ole, aga see ei ole peilis jaa, aga ära me ta joome. ma ei tea, kas me jõuame seda kõik ära juua, see on päris magus, aga hakka aga pihta. no see teine on vist parem mulle tundub, aga samas võib-olla peaks jääd juurde panema. jah, see peaks olema külm. okei, ja nüüd paneme kinni ja järgmine kord, kui me filmime, siis me oleme pudelid ära öelnud ja siis me saame täpsemalt öelda, kumb parem oli. ja väikest Sephora haul teile ka. Kätlin ostis meile 2 näomaski. ma ei tea, mis meil täna siin saama hakkab. Korralikult joodud, siis maskid näkku. me saime mõlemad testeri siukselt brändilt nagu Juliette Has a Gun ja ma ei ole sellest enne kuulnud. aga see Banana Rush on väga hea ja see Miami Shake, mis sinu peal oli, on ka väga hea. siis ma ostsin siukse näokreemi, sest mul on ainult 46 000 näokreemi ja ma olen reklaami ohver ja ma olen TikTokis näinud jubedalt selle haipi. ma ei oska seda isegi nimetada, aga siuke ta on. siis mul oli väga vaja Merit, siuke bränd, jällegi pole kuulnud. Bronzer mingi pulk ja mingi muu asi veel. Complexion stick. kui te küsite, mis see on, siis mina ütleks, et see on peitepulk. ma ei tea, mis asi. ma ostsin hairpins. vaatame, kas ma oskan seda kasutada ka või. ma oskan lahti teha seda. see peaks olema nagu sama hea, vaata, et sa saad nagu juuksed kinni panna ilma klambrit kasutamata. nii et vaatame. kuidas see käima peaks. ma lihtsalt pussitan ennast pähe sellega. tada! ma pean harjutama seda. aga igatahes. jah, ma ostsin uue selle Chanel'i mis iganes asja, mille ma juba ükskord ostsin. Sest kõik ütlesid mulle, et ma ostsin eelmine kord vale, nii ja ma ostsin siukse. Pärast teen meiki sellega. Mingi weird ass brush tuli ka sellega kaasa. Ja siis me ostsime balsami, sest et on vaja ta. Pool läbi. Me panime nüüd õhtusöögi aja laua kirja endale. Saime aja valida kas kell 7 või 9:30. Ja kuna kell on juba praegu mingi 6-ish, siis mõtlesime, et no kõht veel nagu nii tühi ei ole, et ei ole mõtet minna, et lähme siis 9:30. Oh my god, let's go crazy, nagu kes läheks 9:30 sööma, ma isegi ei tea, aga we are doing it. Aga Kätlin oli mingi, sa sured nälga ära selle ajaga, ärge muretsege. Proua ostis enne ikkagi varusid, nii mul on siin ready to eat roast chicken, külm, purgand, väike sai, juust. Mida veel vaja on? Mitte midagi. Maps näitab, et restoran, kuhu me minna tahame, on literaali kuskil Agulis. Mis siin toimub? Keegi tegi jälle kanepit. Kätlin on kanepiment. Nii, aga me olime kohe siin kõrval, me olime juba valmis, et me oleme kadunud, aga koht on õige. Nii ilus koht. Aga me peame ootama, me ei tohi veel sisse minna.
lõpuks oma pearoad kätte. Ja Itaalia restoranile kohaselt võtsime siis pastat. Ma ütlen teile suure saladuse, see pasta ei ole üldse hea. Kuidas sinu oma on? Veits vürtsikas, aga muidu hea. Me oleme lõpuks ometi tagasi oma hotellitoas ja meil on mõlemal hääled kähedad, vähemalt mul on. Sest et see muusika mängis nii kõvasti. Kätlin paneb selle peale hästi kõvasti meil teleka mängima, aitäh sulle. Aga me hakkame Sephora maski tegema. Moisturizing and glowing. Nii et olge valmis homme, kui te mind näete. Ma olen väga moisturized, sest ma oskan nii hästi speaking English. Ja ma arvan, et sellega tegelikult see vlog lõpebki. See on meie day one in Manchester United. Mis sa naerad mulle? Kätlin kogu aeg mõnitab mind. Alandab, mõnitab, naerab. Ma ei tea, mida öelda. Nutan ennast magama ja tööd. Tegelikult Kätlin nüüd hea tööd inimest. Hea tööd.